ma ei tea, kas keegi tunneb ära, aga mis riik see võib olla, aga see saab olema minu uus kodu. Nii, ma ei uskunud, et ma seda videot üldse teile täna teen, aga here I am. See pealkiri vastab tõele ning räägime täpsemalt siis, kuhu ma kolin. Ühesõnaga, kui sa oled mind pikemalt jälginud, siis sa ilmselt tead, et oled minust aimu saanud, et ma olen üpris see inimene, kes võtab võimalusest kinni. Ma kandideerisin eelmine aasta, peaaegu et aasta tagasi, novembrikuus, ma kandideerisin vahetusõpilaseks. Ja üpris peagi ma sain teada, et ma olen kind of aktsepteeritud sinna. Aga midagi on nagu kindlalt mulle öeldud veel, mis oli siis selle aasta alguses. Nüüd juunikuus ma sain kindla vastuse, et ma olen aktsepteeritud vahetusõpilaseks Barcelonasse ning ma ütlesin ei, ma ütlesin sellest ära. Ja põhjuseks oli see, et ma just olin kolimas enda poisse praegu kokku. Mul on Taanis firma, mul on Eestis firma, mul on 2 töökohta veel Taanis ja mul on terve elu siin, et kuhu ma nüüd lähen oma arust. Ja ma otsustasin, et öelda sellele ära ning need inimesed, kes teadsid minu ümberringi, need olid nagu what the? Ja nagu see pani mind mõtlema, et see on tõsi, et you live only once ja ausalt öeldes sellist võimalust, et ma lähen Barcelonasse elama ja mulle makstakse selle eest, seda mul ei avane ilmselt mitte millalgi. Ehk siis makstakse selles mõttes, et ma saan õppetoetust, mulle makstakse Erasmus raha ja ma olen kind of kindlustatud seal elamisega. Aga minnes pointi juurde tagasi, ma hakkasin asjadele mõtlema ja siis mõtlesin, et no see on ainult 3 kuud või 3-4 kuud, ütleme niimoodi, et tegelikult see ei ole pikk periood, et miks mitte nagu minna. Ja siis ühel hetkel täiesti lambist ma võtsin otsuse vastu, et ma ikka lähen. Ma polnud ametlikult öelnud ülikoolile veel ära. Ma olin kirjutanud enda ülikoolile, et mis siis saab, kui ma ei taha enam minna, mis minu alternatiivid on või mida ma teen siis. Ja ma otsustasin, et ma ikkagi lähen. Ehk siis 2 nädala pärast on mul lend Barcelonasse, 11. september täpsemalt. Ja ma lähen sinna 3 kuuks vähemalt ja mingil perioodil ma lendan sinna tagasi, et teha eksameid. Aga põhiasi on see, et ma lähen põhimõtteliselt sinna ja ma olen mega põnevil. Ja tegelikult, kui päris aus olla, siis tegelikult ilmselt te küsite, et aga mul on poissõber siin, et kuhu ma lähen, et ma just kolisin kokku enda poissõbraga. That is true, aga uskuge mentaali see inimene, et ta ütles, you are loko, kui sa ei lähe. Ja ta on nagu toetab mind algusest peale, et ta on rohkem excited olnud, kui mina olen olnud, nii et ta nüüd, miks sa ei lähe, et nagu mine. Mitte, et ta tahaks minust lahti saada, ma loodan, aga jaa, ta oli nagu täiesti nagu go for it. Ning samamoodi mu 2 töökohta, mis nüüd siin on, nad ootavad mind tagasi, mis tähendab seda, et nad on hold. Ja ülejärgmine nädal, on mu viimased 2 nädalat veel, ma käin tööl. Ja siis ma olen done kõigega, siis ma hakkan juba rahulikult asju pakkima ja mineku panen. Ja kui te küsite, et mis minu firmades saab, siis Taanis on kõigepealt mul 2 partnerit, kes siis samamoodi töötavad selle ühe firma kallal ja me paneme teatud protsessid käima niimoodi, et neil ei ole vaja mind otseselt siin koha peal, aga ma saan alati seal töötada, kui ma olen Hispaanias. Ma isegi ei tea, kui palju ma suudan nautida vahetusõpilase perioodi otseselt ise, aga vähemalt I will do it ja ma loodan, et ma saan nautida seda sama palju, kui ma naudin enda firma tegemist. Ja Fennikvitik on tegelikult teised uudised, aga seda ma jätan sellest videost välja. Et ühesõnaga jaa, Fennikvit tuleb minuga kaasa ja selle koha pealt midagi ei muutu, ma panen sinna kogu oma hinge endiselt. Ja see on minu elu praegu, ütleme niimoodi. Et ükskõik mis vaba hetk mul on, I'm working on it. Mida veel selle Barcelona reisi kohta teada, siis tegelikult ma elan terrassas, mis on Barcelona külje all. Ehk siis kui päris aus olla, siis see on tegelikult 1 tunni kaugusel Barcelonast endast.
ja võtke seda kui Tallinn ja Kiili näiteks, et suht sama situatsioon ja mul on samuti eluase juba olemas seal, mis on 290 eurot kuus, mis on väga hea hind ja ma teen videosi, kui ma maandun sinna, ma hakkan näitama teile igapäevaelu Barcelonas, ma olen nii excited, ei kujutate ka. Ja eriti kuna mul nüüd uus kaamera, siis ma nagu saan teid kõiki kaasa võtta. Ja ühesõnaga nüüd ma olen selles faasis, kus ma olen mega excited kõigest sellest ideest, et ma vahepeal olen täiesti depressioonis ausalt öeldud, mitte depressioon, see on suur sõna, aga ma olen väga masendunud, et ma ei lähe või lähen ja ma olen kurb, et ma jätan poissõbra siia ja ühesõnaga suhe jääb, et ärge selle peale muretsege ka, et ma tahan loota, et meil on piisavalt tugev suhe, et see püsib 3 kuud distantsis olemises ka. Nii et jah, ma hakkan selle video juba liiga pikaks, nii et tšauki ja hoidke silma peal, subscribe'ige, kuna siit läheb väga põnevaks minu lugu kõik. Tšauki!